Näidisülesanne E. Mitu juhtmekeerdu on mähises keerupindalaga 50 ruutdetsimeetrit, kui selle pöörlemisel sagedusega 500 Hz magnet väljas, mille magnetinduktsioon on 60 milliteslat, indutseeritakse pinge, efektiivväärtusega 666 volti. Hakkame siis andmeid kirja panema. Keerupindala 50 ruutdetsimeetrit. Põhiühikuks on ruutmeeter. Kui ühes meetris on 10 detsimeetrit, siis ühes ruutmeetris on 10 ruudus ehk 100 ruutdetsimeetrit, nii et kui me tahame ruutdetsimeetreid teisendada ruutmeetriteks, siis peame jagama 100-ga. 50 jagatud 100-ga on 0,5 ruutmeetrit. Mähis pöörleb sagedusega, eks ole, ja siin ei tohi nüüd segamini ajada sagedust ja nurkkiirust. Sagedust mõõdetakse hertsides ja tähistatakse tähega F ja nurkkiirust mõõdetakse radiaanides sekundis ja tähistatakse tähega oomega. Pöörleb siis magnet väljas, mille induktsioon on siis B, on 60 milliteslat ja milli on siis 1000 korda põhiühikust ehk teslast väiksem. Ja indutseeritakse pinge, mille efektiivväärtus on siis 666 volti. Eks ole, ja ka siin tasub siis tähelepanu juhtida sellele, et kui üldiselt meil on valem indutseeritava pinge amplituud ehk maksimumväärtuse kohta, siis meie ülesandes ei ole antud mitte maksimumväärtus, vaid efektiivväärtus. Ja küsitakse, mitu juhtmekeerdu on mähises, ehk siis küsitakse seda N-i. Nüüd valemite juurde. Me teame, et indutseeritava ehk siis mähises tekkiva pinge amplituudväärtus sõltub magnetvälja tugevusest ehk magnetinduktsioonist, sõltub sellest, milline on selle pöörleva raami pindala ja pöörlemiskiirusest ehk nurkkiirusest. Ja eks ole, sellisel kujul valem kehtib siis ühe juhtmekeeru kohta, aga kui neid juhtmekeerdusid on rohkem, siis tuleb seda valemit korrutada veel juhtmekeerdude arvuga. Paraku ei ole meie ülesandes antud mitte seda nurkkiirust, vaid on antud sagedus, aga on siis teada, et sagedus ja nurkkiirus on siis, eks ole, võrdelised, mida suurem on üks, seda suurem on teine.
ja meil ei ole ju ka antud seda amplituud ehk maksimumväärtust, vaid meil on antud efektiivväärtus, eks ole, ja me teame seda, et need kaks erinevad siis teineteisest ruutjuur 2 korda, ehk siis efektiivväärtus on sellest maksimumväärtusest ruutjuur 2 korda väiksem. Ehk siis kuna meie valemis on amplituudväärtus, siis avaldame selle efektiivväärtuse kaudu, eks ole, ja seda saame siis kasutada selles meie põhivalemis. Ja nüüd ma teengi siis selles meie põhivalemis 2 asendust, ehk siis ma asendan selle maksimumväärtuse tema avaldisega ja nurkkiiruse tema avaldisega. Ehk siis, eks ole, ruutjuur 2 korda pinge efektiivväärtus on keerdude arv korda pindala korda magnetinduktsioon korda 2pi f. Ja siit sellest avaldisest peame me siis leidma selle keerdude arvu. Selle, kuna tegemist on ühega 6 tegurist, siis tema avaldamiseks tuleb avaldist jagada kõigi ülejäänud teguritega, ehk siis keerdude arv on siis ruutjuur 2 korda pinge efektiivväärtus jagatud 2pi s, b ja f. Ja siia saamegi siis nüüd arvud asemele panna ja arvutada. Ruutjuur 2 korda 666 volti jagatud 2pi-ga jagatud 0,5 ruutmeetriga jagatud 60 milliteslaga ja jagatud veel 500 hertsiga. Ja nüüd tuleb siis arvud kalkulaatorisse toksida ja arvutada. Ja kalkulaator annab vastuseks 9,99. Noh, selge on see, et mähises ei saa ju olla mitte täisarv juhtmekeerdusid, aga kuna nii ruutjuur 2 ja pi meil on mõlemad siis mitteperioodilised kümnendmurrud, siis me võime selle 9,99 ümardada rahulikult 10. Nii et selles mähises peab olema siis 10 keerdu. Ja just nimelt need ruutjuur 2 ja pi on, eks ole, siis põhjuseks, et miks meil see pinge siin ei ole antud 670 või 665, vaid just nimelt selline kurjakuulutav 666. Ja järgmisena vaatame siis näidisülesannet F. Millise pinge efektiivväärtuse korral arendab vool, mille amplituudväärtus on 2,83 amprit
võimsust efektiivväärtusega 24 vatti. Siin ka tuleb andmete kirja panemisel olla üsna tähelepanelik, sest et meil on siin antud erinevaid asju. Siis kõigepealt on öeldud, et vool, mille tugevuse amplituudväärtus, ehk siis see on siis see I indeksiga M, 2,83 amprit. Ja eks ole, meil on öeldud, et võimsus, aga siin on öeldud efektiivväärtus on 24 vatti. Ja ka küsitakse meie käest just nimelt efektiivväärtust, täpsemalt siis pinge efektiivväärtust. Nii et eks ole, kui meil on valem, mis ütleb, et võimsuse efektiivväärtus on pinge ja voolutugevuse efektiivväärtuste korrutis, aga meil, eks ole, ei ole siis mitte teada voolutugevuse efektiivväärtus, vaid on voolutugevuse amplituudväärtus, siis peame me selle amplituudväärtuse siia sisse tooma, ehk siis, eks ole, asendame siin selles valemis ühe nendest efektiivväärtustest amplituudväärtusega ja saame siis, et efektiivväärtus korda amplituudväärtus tuleb jagada ruutjuur 2-ga. Ja nüüd peame siis sellest avaldisest avaldama pinge, mida meie käest küsitakse. No ja nagu ikka sellisel puhul, siis kõige mõistlikum on teha seda kaheetapiliselt, kõigepealt saada lahti siis sellest murrujoonest, ehk siis korrutada nimetajaga ja kui ma nüüd otsin seda efektiivväärtust, nüüd pean ma avaldist jagama selle voolutugevuse amplituudväärtusega. Nii et pinge efektiivväärtus on siis ruutjuur 2 korda võimsuse efektiivväärtus, aga see on siis nüüd, eks ole, on ju võimsuse ju amplituudväärtus, kui väga täpne olla. Ja tuleb jagada siis voolutugevuse amplituudväärtusega ja siia saame siis panna arvud asemele ja arvutada. Eks ja tegelikult nende efektiivväärtuste juurde ei pea kirjutama siis seda EF-i, sest et kui me vahelduvvoolust räägime, siis me peamegi silmas just nimelt neid efektiivväärtusi, küll aga need M-id tuleb siis sinna amplituudväärtuse juurde kirjutada. Nii. Ja saamegi siis toksida arvud kalkulaatorisse
ja arvutada. Ja jälle tuleb vastus mitteperioodiline kümnendmurd, seekord siis 11,99333 ja nii edasi. Ma arvan, et kui ümardada, siis võiks see sobiv vastus olla 12 volti. Ja olgu siis, on ju öeldud, et kui pinge efektiivväärtus on 12 volti, seda ei ole küll üldse küsitud, aga eks ole, sellele vastav pinge amplituudväärtus on 16,96 ehk siis peaaegu 17 volti. Nii et eks ole, tuleb selgelt vahet teha amplituudväärtusel ja efektiivväärtusel. Efektiivväärtus on ruutjuur 2 korda väiksem amplituudväärtusest ja amplituudväärtus loomulikult on siis ruutjuur 2 korda suurem, kui on efektiivväärtus.